palun number 10. Meil on vist täna üks Irina Petretšits. Meil on 2 Irinat. Ma ei saa ülihomme kursusele tulla, ma lähen arsti juurde. Õige, lähen arsti juurde. Kuhu? Inna. Arhitekt tõusis arvuti tagant püsti ja ringutas. Selle peab võib-olla meelde jätma, et me oleme seda enne õppinud ka, eks ju, ma töötan arvuti taga ja istun arvuti taha, hakkan tööle ja tõusis arvuti tagant püsti, ringutama ehk siis selline, kes teab, mida tähendab ringutama, vaatasite? Ei vaadanud. Kui ma tõusen püsti ja ringutan, siis ma teen niimoodi. Hommikul ka ärkan üles ja siis teen niimoodi. See on ringutama. Tegin teile demonstratsiooni praegu. Ja, nii, võtame järgmise lause kohe ja number 12. Arkadi, palun. Kes 15? 12, number 12. 12, vabandust. Palun aita mind, pliiats kukkus kapi alla ja ma ei saa seda kätte. Just. No ja kui on väike kapp, siis võib olla ka kapi taha. Aga situatsioon on see, et on väga pahas kohas ja ma ei saa seda kätte. Nii et kukkuma siis kapi taha või kapi alla. Oksana, palun, number 13. Toast on väga pime, palun tõmba kardinat akna eest ära. Eest ära. Väga tee tuba valgeks, jah. Irina Tokar, number 14. Sa oled nii priun. Kas sa käisid mere ääres? Ja mere ääres puhkamas, eks ju. Siis on pruun päevitus. Siis ei ole solaarium. Ei, ma olin sel suvel maal vanema juures. Veel varem, vanaema juures, kus? Vanaema juures saab ka päevitada. No või siis õues tööd teha. 2 varianti. Igor, palun, number 15. Nad tulivad sularised. Ma lükkan lauad olla keskele, siis mahuvad kõik istuma. Õige, on loogiline. Panen laua toa keskele ja siis saavad kõik inimesed. Kõigil on koht, kus istuda. Olena. Marta Elukaslane pani peegeli kraanikausi kõrvale. Miks ta pani kraanikausi kõrvale? Kohale on nagu loogiline, jah. Kohale. Ja siis ma tahan ju ennast peeglist vaadata. Siis on kraanikausi kohal. Pesen hambaid ja vaatan, et küll on tore. Nii. Dmitro ei ole saanud täna veel rääkida. Number 17, palun, Dmitro. Minu hea tuttav on pärit Tartu lähedalt Elvast. Jälle seesama lähedal. Tartu on linn ja siis Tartu lähedalt. Ma olen pärit kust. Volodõmõr, palun 18. Mikrofon. Äkki ei tööta, ei kuule. Volodõmõr ei räägi. Ma räägin. Lükkasin tugitooli diivani ja raamaturriiuli vahele. Ja, meil on siin 2 objekti, et siis diivan ja raamaturiiul ja siis läheb vahele. Kuhu? Väga hästi. Ja Hanna saab viimase. Ma kaotasin eile oma võtmed ära. Tead, kust ma nad leidsin voodi alt? Alt? Voodi pealt võib ka leida või voodi tagant võib ka leida. Aga tavaliselt, kui võtmed ära kaotan ja midagi leian, siis mustad sokid ja
ja võtmed ja kõik muud asjad ma leian tavaliselt voodi alt või kapi alt. On ju. Nii on. Hästi. Teeme ühe toreda harjutuse veel, et harjutada neid tagasõnu. Selleks meil on tegelikult nüüd 2 harjutust. Kui sa vaatad, siis meil on harjutus 9, lehekülg 70, aga lehekülg 72 on harjutus 13. Näeb välja peaaegu samasugune harjutus. Näed, see on harjutus 13. Ehk siis, nagu sa juba tead, me hakkame töötama paaris. Hakkame paaris töötama. Pildid ei ole üks ühele samasugused. Piltidel on erinevad asjad erinevas kohas. Ja sinu ülesanne, õpilane A vaatab harjutus 9 pilti ja harjutust number 13 vaatab õpilane B ja te hakkate rääkima, et leida ülesse erinevused, mis on teistmoodi. Nii nagu on näide. Näiteks ütleb õpilane A, vaatab seda köögipilti. Meil on siis magamistuba, vannituba, elutuba ja köök. Näiteks ta ütleb, vaatab pilti, ütleb, et köögis on suur aken. Õpilane B vaatab harjutust 13, vaatab, jah, on küll. On ka suur aken, jah. Ja nüüd õpilane B ütleb, et aknalaua peal on 2 toalille. Nii, õpilane B vaatab enda pilti, ütleb, jaa, ei ole, on, ei ole, tegelikult. Tegelikult ei ole 2 toalille aknalaua peal. Siin on lussikad ja kahvlid, on ju, ja siin on 1 toalill. Nii et te peate leidma üles erinevused, aga õpilane A ei ole ka 2 toalille. Ütleb, et on 1 toalill ja õpilane B ütleb ka, et on 1 toalill, aga ja nood ja kahvlid. Nii et piltidel on erinevused, neid ei ole palju, aga sa pead kõik pildid rääkima oma paarilisega. Et võtad siin magamistuba, ütled nii magamistuas, mis on magamistuas, on ju, ja mitu ka, eks ju, ja mis värvi. Võib-olla mõnikord on vaja rääkida ka, mis värvi on asjad. Kus nad on? Kus on asjad, et kapi peal on lamp, seina peal on peegel, seina peal on riiul, mitu raamatut, mitu lille. Siis on meil, kirjutan siia selle sõna, kui sa ei tea, sa võid öelda, et see on see väike kapp, on ju, aga see suurem tegelikult on kummut. Peaaegu nagu vene keeles kõlab, eks, ja omastav on kummuti. Et kui on siis kummuti peal, kummuti all, kummuti kõrval, nii et see omastav on kummuti. I-täht tuleb sinna. Et kasutage seda sõna kummuti ja kapp ja siis öökapp. Öökapp on see väike, on selle kohta me ütleme alati öökapp. Sellised kapid, mis on voodi kõrval magamistoas. See on öökapp. Nii, vannitoas on meil kõik asjad tuttavad. Ja, vannis on part, vannipart. Elutoast ei ole uusi sõnu. Ei ole. Ja köögis, mis meil siin köögis võib olla uut? Uus sõna võib olla, mida ei ole kasutanud. Köögis võib olla äkki see õhupuhasti. See on õhupuhastaja või paneme õhupuhasti. Ja sellel on lühike nimi on ka kubu. Seda nimetatakse ka kubuks. Nii et õhupuhasti on see pliidi kohal, mis puhastab õhku, eks ju. Siis meil on mikrolaineahi köögis. Siin on meil siis pliit ja ahi. Toolid, taburetid,
kuidas sa soovid, on ju. Kruusid on kruusid ja külmkapp, külmik. Laua peal on puuviljakauss. Pliidi peal on pott. Need, mis siin topsiku sees on, siis söögiriistad. Võin siia kirjutada ka sulle sinna söögiriistad. Noad, kahvlid, lussikad. Kokku on söögiriistad. Ja kraan on valamu ja kraan. Nii. Ülesanne on kõigile arusaadav. Ise siis otsustate, kes tahab, teeb harjutus 1, kes tahab, on õpilane A, vaatab harjutus 9, õpilane B vaatab harjutus 13 ja küsi hästi palju. Või mitte küsi, vaid räägi, mida sina näed pildil. Kus on, mis värvi on, mitu, võib-olla on number, eks ju. Ja ma ütlen ära sulle kohe, et igal pildil sa pead leidma 2 erinevust. Et igal pildil on 2 erinevust. Kui te olete 2 leidnud, siis võite võtta järgmise toa ja hakata otsima. Nii et vaatad ainult enda harjutust. Teisi harjutusi ei vaata. Ma Liljat üldse ei küsin. Liljat ei ole tunnis. Pärast küsin midagi huvitavat. Nii, ma panen teid paaridesse. Teid on 13. Siis me peame tegema nii, et ühes grupis on 3 inimest, siis 1 teeb harjutus 9 ja 2 teevad harjutust 13. Jah, muidu me ei saa. Ja oled valmis, siis läheme tegema harjutus 13 ja harjutus 9. Ja palun paaris tööle. Tere hommikust, Igor. Tere. Elamisluba on suur aken. Kas sa mõtled? Ja, küll. Köögis on laul. Ja, see on küll. Vannis on vanni põranda all. Magamistos on peegel. Magamistos on peegel. See on kõik, jah. Ma mõtlen, et see peegel, тумбочка забыла как. Над тумбочкой. Ну все, выключила меня, ладно. Magamistos lamp on тумбочка.
kõrvaline laua peal. Mhm. Mhm. Сейчас тоже запускаю. Köögis toolid on peale kõrval. Господи, он laua kõrval. Еще раз, а что вы хотели сказать? Köögis. В кухне, возле стола. Как stolid. Jaa, see on küll. Köögis on pot это кастрюля, ahi peal. Mhm. Mhm. Vannitoas krann on peegli all. Ну вот я путаюсь. Ал это внизу же вроде бы. И под. А что под этим? Кран под. Кран. Куху. Алла тогда получается. Так куху это куда? То есть... Должен быть кус. Кус. Ал. Vannitoas on duši, vannisest. Что вы хотели сказать? Vannitoas on душ vannisest. В ванной. Внутри. Так. Все, я понял. Что прямо в ванной. Элутос. Сейчас получу. Риулит. Он. Seine peal. See on küll. Elutoas on diivani keskel. Lamp on
Öökapi. Veel kord palun. Lamp on öökapi kohal. Ei, ma mõtlen, et lamp on öökapi peal. Окей. Блин, я забываю, что такое кохал. На Kõrval месте. это рядом, а кохал это На месте. вместе, На месте. на месте. Мгм. То есть кохальт это с места я забрал, да? А кохале это положил на место. Мгм. Мгм. Так. Seinäkeel elutoas on seina all. Oi, seina peal. Мгм. Elutoas. Kell on на. Так я ж только что это сказала. А. Да, seinäkeel on seina peal. Peal. Köögis mikrolaine ahi on kraani. Laine ahi это вытяжка? Mikrolaine ahi. Mikrovõlnovka. Ага, mikrolaine ahi. Мгм. Mikrolaine ahi on kraani kõrval. Jaa, see on küll mikrolaine ahi. Okei. Köögis taldrik on laua peal. Mhm. Mhm. Köögis ahi on akna all. Jaa, see on külm. Ja ahi lähedal, akna lähedal ka. Mhm. Mhm. Elutoas öökapp on divani kõrval. Mhm. Elutoas raamatud on riiuli peal. Да. Так. Сейчас. Магоместос, lamp on laes. На потолке. Еще раз не поняла. Магоместос, Лампа lamp где? on laes.
Он лаес. На потолке. На стеле. Я забыла, как потолок будет. Лади. Потолок. На потолке это Лаес. лае пеал. Или как? Даже можно просто сказать лаес. Просто он на потолке. Ну, хотя да, лаес. Пеаль тоже можно. Elämis elutoas kardin on akna peal. Мгм. Мгм. Да. Блин, а вот как будет над? Вот не указано у нас в таблице, как будет над чем-то. Yle. Так, и мы еще сзади ничего не пробовали. Где тут сзади? Вторую картинку. Elutoas lille он... Не так. Диван он lille тага. Мгм. 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 Elutoas raamatud on riiuli sees. Мгм. Elutos, divan, akin on divani taga. Ja, see on küll. Elutoas paadid on divani peal. Мгм. Они же еще как говорят? Они не говорят peal, они сокращают. Divanil, peal. Это часто такое можно встретить в разговорной речи. Ванитоас, коврик. Сейчас. Вайп. Он põrandale peal. Maganistos, body, on riiuli all. Так, в комнате сонной, господи. В спальне, еще раз, что находится? Риуль? Body, on riiuli Ага. Альт. Под. Аль просто. All. Угу. Ванитос, он кaks вайпе, наверное. Коврика. Ja esimene vaip kapi all ja teisel vaip on vanni all. Köögis on,
Ростер. Да, точно. Нет, это я так обманула. Ростер – это тостер. Здесь нет, Да. здесь нет тостера. Тостер. Мгм. Хотя есть вытяжка. Вот вытяжка, как интересно. Йогис культюркап он Миколайне Ахью Кырваль. Как еще раз? Кюльмкап он Миколайне Ахью Кырваль. Кюльмкап микролайне – это… Ах, микроволновка. Ну, холодильник рядом с микроволновкой. Да, se on Köln. Köögis lilled он… Правда, не очень хорошо видно, но будем считать, что цветы. Lilled он akna peal. Elutoas столик небольшой. Lauake Divani Lahedal. Я кап, вернее, он Кирвал, Дивани Кирвал. Vasakule. Ванитос, Кранникаус, он Пегели, Аль. Кранникаус – это что? Мойка. Или как-то. Ну, то, что под краном, куда вода сливается. Ага. Раковина. Угу. Окей, спасибо. Спасибо. Ma ei teagi, praegu Rakveres oli. Issa või vaadake, hommikul ma käisin autoga sõitmas. Auto läks käima. Auto läks käima. -12 on Rakveres. Ma ei tea, ma ütlesin teile rõõmsalt, et igal pildil on 2 erinevust. Tegelikult on igal pildil 3 erinevust. Nii, magamistuba. Mis on erinevused? Mis te leidsite magamistoas? Noh, julgelt. Akent ei ole. Mida ei ole? Akent. Akent, õige, akent. Magamistuba on ilma aknata, seal ei ole akent. Mis veel? Lilled. Nii, lilled. Nii, ja mis nende lilledega on? Harjutuses 9 on küll, 1 kollane ja 1 punane on kummuti peal, aga harjutuses 13. 1 kollane. Ainult kollane lill on kummuti peal. Ja 1 erinevus on veel seal toas. Kummutot on 3 sahtlit, aga teine 2. On 2 sahtliga, õige. Ühes toas on kummutil 3 sahtlit, teises toas on ainult 2 sahtlit kummutil. Selline vigane kummut on ka meil siin.
Nii hästi. Vannituba. Mis te leidsite vannitoast? Hambaharjad ei ole. Ahaa, kadunud. Hambaharjad on kadunud peegli pealt, jah? Ja. Vaipi. Kus ei ole vaip? Kus ei ole vaipa? Vaipi. Haridus 9-2, aga 13-1. Ja, nii et kapi ees ei ole vaipa. Ahah, nii, leidke nüüd üles 3. erinevus ka. Pienega. Vaht. Vaht 13 suur, aga Aga 9 on väike vaht, jah. Ja kui me vaatame 13, siis see vanni vaht on vannist väljas. Palju on väljas vannist vahtu, jah? Aga pildil number 9 on natukene vahtu vannist väljas. Nii et tõesti, vanni vaht oli see 3. erinevus. Elutuba. Mis te leidsite elutoas? teine kell 13 ei ole. Teina kella ei ole. Kardinid. Üks kardin on puudu, ühte kardinat ei ole akna ees ja veel üks. Ja raamatupidi. Ja 2 raamatut. Nii, alumisel raamatu riiulil ei ole rohelist raamatut. Ja. Nii et pildil 9 on 3 raamatut, roosa, sinine ja roheline. Ja pildil 13 on ainult roosa ja sinine raamat meil. Täpselt, nii ongi. Ja köögiga. Kuidas meil on lood köögiga? Mis te köögis leidsite? Kraani. Nii, kuulsin kraani. Mis kraaniga on? Ei ole kraani. Kraani ei ole lihtsalt. Nii. Ei ole. Kraani ei ole. Mis veel? Tatti ei ole. Mida ei ole? Tassi. Tassi. Üks tass on puudu. Jaa, seina peal on tassi riiul. Harjutuses 9 on 3 tassi ja harjutuses 13 on 2 tassi. Ja mis veel on teistmoodi? Toole asub teisel kohal. Toole asub teisel kohal. Pildil 9 on 2 tooli laua ees. Ja pildil 13, üks tool on laua ees ja teine tool on laua kõrval. Või juures, eks ju. Et laua kõrval. Üks on ees ja teine on kõrval. Jah, näed, selline harjutus oli. Väga hea. Harjutame veel. Ja kell on 9:21. Tund aega oleme varsti tööd teinud. Okei. Panen ekraanile ka harjutus 10. Vaatame ära küsimused ja siis ma panen teid on 13. Mõtleme, mis nii, harjutuses 10 on 14 küsimust paarilisega rääkimiseks. Ja siis mis toad ja ruumid sinu kodus on? Et loe siis üles. Kui sul on seal kelder ka, siis see on ka tore. Aga mis toad on sinu kodus? Kas sul köögis külmkapp ja pliit on? Mõnikord ei ole, mõnikord, ma ei tea, külmkapp on koridoris. Võib ka nii juhtuda. Kus sa kartuleid hoiad? Ostad poest või ostad talust rohkem kartuleid kui üks kord süüa, et kus on sinu kartuleid kodus? Kus sul elutoas diivan, televiisor ja tugitool on? Ja proovi siis seletada, kus elutoas on diivan, televiisor ja tugitool. Mitu vaipa sul kodus on ja kus need vaibad on? No nüüd läheb lugemiseks, nii et lugege oma vaibad kokku ja rääkige siis, kus need on, mis toas on vaibad ja mitu neid kokku siis kodus on. Kas sul on rulood või kardinad? Ja kus? Kus on rulood, kus on kardinad?
Minu kodus magamistubades on rulood ja kardinad. No Eestis on see väga hea, siis kui suvel päike paistab öösel, jah, siis on vaja, et on ruloo ja kardin või siis on pimendavad kardinad. Ja mõtlesin aga siis, kus on rulood ja kus on kardinad ja või on kõigis tubades rulood ja kardinad, võib-olla niimoodi ka. Kas sul on palju toalilli ja kus need toalilled on? Mul on olnud õpilasi, kes räägivad, et neil on kodus džungel. Nii et kas sul on ka palju toalilli ja kus tubades on toalilled? Kus sinu kodus pesumasin on? Kas see on vannitoas? Mõnikord on köögis. Mõnikord on, ma ei tea kus. Kus sul vannitoas peegel on? Kuhu sa eile õhtul raamatu panid? Kuhu sa tavaliselt hambaharja paned? Kuhu sa võtmed paned, kui koju jõuad? Kas sul on mingi konkreetne koht, kuhu sa paned võtmed, kui sa tuled koju? Või on sul kogu aeg võtmed kotis? See on ka variant. Kuhu sa pärast söömist taldrikud viid? Kas nõudepesumasinasse või kraanikaussi või jätad laua peale? Nii, ja kas sul on kass ja kus talle meeldib magada? Nii, minu üks kass eile magas pool päeva riidekapis. Mul jäi kapi uks natukene lahti ja siis minu üks kass otsustas, et ta peab magama riidekapis. Ja siis üleeile ma otsisin oma kassi taga, ühte kassi, ta käib vahepeal õues natukene. Praegu on külmad ilmad, praegu talle ei meeldi õues, aga siis ta tahtis õhtul mul pojaga õue minna, aga ma ei teadnud, et poeg ei lasknud teda õue ja ta jäi meil koridori esikusse. Aga esikus on meil suur seinakapp, kus on jalanõud. No ja siis me otsisime, õhtul käisime, kutsusime, kus sa oled, kiisu, tule koju. Ei ole kassi. Hommikul ka ei ole kassi. Ma mõtlesin, no nüüd on kõik. Ja siis, kui mul abikaasa hakkas tööle minema, tegi koridori ukse lahti, esiku ukse lahti, siis ta tuli unise näoga riidega või sealt jalanõude kapist välja. Nii et ta terve öö magas seal koridoris jalanõude kapis. Nii et mul on üks kass, kellele meeldib magada kapis. Näita kappi ja siis tema läheb kappi magama. Nii et kui sul on kass, siis saad ka rääkida, et kus sinu kassile meeldib magada. Ja teine magab ükskõik kus, aga üks armastab mul kappe. Riidekapp, jalanõude kapp. Üheselt on kapp, saab kappi minna magama. Seal on hea rahulik. Ma vaatan, et ma teen meile natukene. Ei tee ka. Teeme ikkagi paaris töö ja üks väike grupp ka. Ma vahetan teil lihtsalt paarilisi, et teil oleks lõbusam rääkida teiste inimestega ka. Ja räägi oma paarilisega. Vasta küsimustele, et kui õpilane A loeb küsimuse, mis toad ja ruumid sinu kodus on, siis mõlemad vastate, mõlemad räägite, mis toad sul kodus on. Mitu magamistuba ja elutuba ja köök ja koridor on tähtis ruum. Ja kõik küsimused, siis kõik 14 küsimust aruta, räägi oma paarilisega läbi. Okei, kõigil arusaadav. Lähme paaristööle. Kirjutada ei ole vaja vastuseid, et ainult räägime. Ja palun siis paaristöö. Vilja. Toad ja ruumid sinu kodus on? Isik, kas magamis... Господи, как они множественные.
Tubad, правильно? 2 magamistubad. Ja elamistuba. No, Ванитуба ja tualet, noh, понятное дело. Магоместод. Туа, точно. Спасибо. Liile, mis toad ja ruumid sinu kodus on? Mul on magamistoa, tuba ja elatuba. Ja vanni ja köögis. Olena, mis toad ja ruumid sinu kodus on? Minu kodus on ässik, 3 magamistoad, elutoa, vannituba ja WC-tuba ja 2 redu. See on suurepärane, kui 2 ridu. Ja, väga hea. Mul ei ole ridu. Arkadi, kus sul köögis külmkapp ja pliit on? Külmkapp on seina ja mul on suur köögilaud, mis nagu как форма такая, как это назвать еще? Угловая? Ну да, окей, Нурк это угол. Это я помню. Так, okei. Külmkapp on seina ja köögilaua vahel ja pliit. Ütleme, pliit on kraanikausist paremal. Vot. Liina, kus sul köögis on külmkapp ja pliit? Mul köögis külmkapp ja elektripliit on kõrval. Один к другой. Külmkapp on pliidi kõrval? Jah. Ahah, okei. Lena, kus sul köögis külmkapp ja pliit on? Mul köögis külmkapp on paremal nurk, ma tean see ugel, nurkis, võib-olla nurkis. Nurgas. Ja nurkas. Ja pliit on vasakul kõrval kraanikausis. Arkadi, kus sa kartuleid hoiad? See on raske küsimus. Kuidas kunagi? Mõnikord külmkapis, mõnikord külmkapi kõrval. Lilia, kas sina? Ma hoian kartulileid kraanikaapis kraani all. Sees võib-olla, jah. Kraanikaus all. Kraanikaus all. Jah. Lena, kus sa kartulileid hoiad? Ma hoian kartuleid kraanikaapis sees.
Arkadi, kus sul elutoas, divan, televiisor ja tugitool on? Diivan. Diivan on akvaariumist vasakul. Okei, допустим, телевизор on kapi peal ja tugitool on diivani ja akvaariumi vahel. Lilja? Mul ei ole televiisor ja tugitool, aga mul elutoas diivan, istud paremalt господи, в углу. Все. Nurgas, jah. Ja kirjalaua kõrval. Olena, kus sul elutoas diivan, televiisor ja tugitool on? Mul elutoas diivan on paremal seina keskel. Телевизор. Что значит справа от стены или как? Все, aitäh. А что значит справа в центре от стены? Я не очень поняла. Да, я тоже. Я хотела сказать, посередине стены. Keskel, как-то... seina keskel? Наверное. Как-то он не посередине комнаты, а просто посередине стены. Наверное, seina juures, точно. Вот что точно, наверное, он возле стены. О, да, вот я не знала, спасибо, да. Вот это, наверное, seina juures. А юрес, Телевизор. это не... Это как переводится? Юрес. Это если я иду, то я иду к врачу. Арсти юрде. Юрде, да. А так это можно сказать, что, не знаю, диван, seisab või что угодно, не знаю, lamp seina juures, возле стены, вот прямо возле стены стоит. Юрес это непосредственно у стены. Получается или как? Юрес это прям непосредственно у стены он стоит. Если чуть ли не касается, допустим, вот настолько близко. Divan on seina juures, televiisor on divani ees ja tugitool on divani kõrval, vasakul divani kõrval. Mitu vaipa sul kodus on? Kus? Vaipad mul on palju. Igal kohal. Okei, допустим. Ütleme ikka üks ja võib-olla vetsus, vannitoas, magamistoas, köögis. Igal pool. Vot, Lilja, kas sul? Mul on üks vaip ja tema on vannitoas. Kui ma oleks veel vaip, sest et
tema on voodi all põrandale. Olena, как она называется? Сапанекс вайба voodi ees või voodi kõrval, aga sul ei ole vaiba seal. voodi all. Ja, Это под кроватью. да, я Ага. põrandal на полу. Siis Сапанекс вайба Põranda voodi all. all. Põranda peal. Ковра нет, но под кровать положили бы полностью на пол, я понял. Ну, Под кровать. двумя способами просто сказала. Либо под кроватью, либо на полу. Это одно и то же, по сути. Окей, sounds good. Olena, mitu vaipa sul kodus on? Kus? Mul on 3 vaipa. Üks vaip on vannatoas keskel. Teine vaip on elutoas ka keskel. Ja 3. vaip on koridoris kõrval uks. Arkadi, kas sul on rullod või kardinad? Kus? Rullod mul ei ole, kardinaid mul on igas toas. Köögis, magamistoas, mõlemad keskmagamistoas ja köögis. Vilja, kas sul? Mul on 2 kardinat ja üks rullod. Rullod on köögis akna peal. Kardinad on magamistoas ja elutoas. Kas sul on rullod või kardinad? Kus, Olena? Mul on 2 rullot ja 2 kardinat. Minu toas on rullot ja kardinat. Üks magamistoas on kardinat, elutoas on rullot. Arkadi, kas sul on palju toalilli? Kus toalillid on? Toalilli mul on palju, nagu Seidi ütles, džungel. See on ka igas toas magamistoas, siis elamistoas ja köögis. Ilja? Mul on palju toalill. Üks lill istub elamistoas nurgis. Правильно опять в углу сказала? Нургас. Остальные, как остальные сказать? Teised. Как? Teised. Seised? Teised. Teised? Да, Teised. наверное, я не уверена. Teised. Другие teised. Teised istuvad köögis Сейчас я соображу подоконник. Aknalaua peal.
Arkadi, kas sul on palju toalilli? Kus toalilled on? Seda ma just ütlesin. Ei ole minu kord. Ole näe. Jaa. Sulle on küsimus, jah. Mul on üks toalill. Seda toalill on elutoas riiuli peal. Arkadi, kus sinu kodus pesumasin on? Mul pesumasin on vannitoas. See on nagu vannikapi sees mulle nagu all. Vot. Vannituba on väga väike, siis pidime niimoodi panema. Лилия. Плохо слышно вас, Аркадий. Что-то куда-то вложили, а куда непонятно. Так понятная идея, нет? Или не слышно? Идет помехи какие-то просто. Ну, не знаю. Так, pesumasin on vannitoas. Korratko. Ага, okei. Minu kodus pesumasin on asub on kelder в подвале келдерис, наверное, да? Келдерис. Kas sinu kodus pesumasin on, Olena? Ja mul on pesumasin, ta on vannitoas paremal seina juures. Arkadi, kus sul on vannitoas peegel on? Mul on vannipeegel kraanikausi kohal. Lilia? Mul on peegel kraanikaus all. Oi, nad juures. Нет, О, Господи, Юле. Kraanikaus Юле. Olena? Ja, mul on ka vannitoas peegel on No nii, nüüd on kõik klassis tagasi. No saite jutustada ja rääkida nüüd. Nüüd on aeg kuulama hakata. Nüüd on jutustamisega kõik. Pane õpik kinni. Ära õpikusse vaata. Paneme õpikud kinni ja kuulame. Lihtsalt kuulame teksti. Kuula seda teksti, millest see tekst on. Mis teema see on. Ja proovi siis aru saada. Nii et me ühe korra praegu kuulame. Et üks kord ainult kuulame. Et millest see tekst räägib. Ja vaata, kas midagi jääb meelde ka. Nii, mina panen meile teksti. Sina paned õpiku kinni ja kuulad rahulikult. Niimoodi. 2 minutit on see tekst. Ja olete valmis, siis palun kuula teksti. Millest see tekst räägib? Mis on teema? Teema 6, harjutus 11. Soolaleivapidu. Soolaleivapeo korraldavad inimesed varsti pärast uude koju kolimist. Tavaliselt kutsutakse külla parimad sõbrad ja tuttavad. Pakutakse süüa ja juua ning näidatakse teistele, kuidas uus kodu välja näeb. Uue kodu omanikele viiakse soola ja leiba.
Tavaliselt viivad külalised pererahvale ka väikese kingituse. Soolaleiva kingituseks sobib näiteks lõikelaud, mille peal on päts tumedat leiba ning soola ja pipratopsid. Ka kvaliteetne puidust lõikelaud on hea kingitus ja leiab kodus alati kasutust. Traditsiooniline kingitus on ka hobuseraud. Usutakse, et see toob uuele kodule ja perele õnne. Hobuseraud pannakse kodus ukse või seina peale. Kinkida võib ka midagi praktilist. Kindlasti on uues kodus midagi puudu. Need võivad olla köögirätikud või diivanipadjad. Aga kas valida triibulised või ruudulised, lillelised või mummulised, kirjud või ühevärvilised padjad? Kuna inimestel on kodusisustuse osas erinev maitse, siis on mõistlik pererahvalt uurida, mida kingituseks oodatakse. Köögitarbed kuluvad tavaliselt uues kodus ära, aga kahju on, kui need jäävad kappi tolmu koguma. Tänapäeval ostetakse tihti ka kaubanduskeskuste kinkekaarte, et kingi saaja saaks ise valida, mis talle kõige rohkem meeldib. Sõpradele viiakse külakostiks ka pudel head veini ja puuviljakorv. Nende kingituste üle rõõmustab kogu peoseltskond. No nii, selline oli tekst. Millest see tekst oli? Soolaleiva pidu. Ja, tekst on soolaleiva peost. Mis pidu see on? Millal seda pidu tehakse? Uues korteri. Jaa, kui sa saad uue kodu, uue korteri või uue maja. Kes korraldab? Kes teeb selle peo? Kes selle peo korraldab? Korteri omanikud. Jaa, uue korteri omanikud teevad selle peo, jah. Ja mida siis viiakse või mida kingitakse? Jäi sul meelde? Kingitused tuua. Nii, soola ja leiba. Veini. Veini, ja veini. Hobuseraud. Hobuseraud, väga hea. See on hobuseraud, jaa. Mida veel võib kinkida siis? Kinkekaardid. Kinkekaardid ja lõikelaud, näiteks köögitarvikud, eks ju, köögivahendid, mida ikka on uues kodus vaja. Just, ja kinkekaardid on ka väga populaarne kingitus, kui minna soolaleiva peole. Väga hästi, tublid. Saime peaaegu terve teksti ära rääkida. Aga nüüd siis õpikud lahti, tekst on harjutus 11. Ma räägin nüüd kõigepealt, mida me kõik ära teeme. Nüüd on tekstiga töö. Tekstiga töö. Loe palun tekst läbi. Kui on sõnad, mida sa ei tea, tõmba joon alla, otsi sõna veebist, kasuta sõna veebi. Ja teksti all on veel lisaks 7 küsimust. Kui sa oled teksti läbi töötanud, lugenud, vaadanud sõnaveebi, kui on vaja, siis palun vasta ka nendele küsimustele. Sa võid ka teha nii, et sa märgid siia teksti sisse, kus on vastus. Sa ei pea kirjutama seda, mis saame teha. Ja. Sa võid teha niimoodi, et kui on näiteks küsimus 1, miks korraldatakse soolaleiva pidu, et kui sa leiad vastuse, et see on siin esimeses lauses, et kui inimesed uude koju kolivad, sa võid ka siia märkida näiteks number 1, panna siia teksti sisse, et siin on vastus. Sa võid ka niimoodi need vastused endale leida. Aga tähtis on see, et sa leiad kõik vastused. 7 küsimust
ja tekstist leiad vastused üles. Number 7 ei ole. Number 7 on, kas sina oled ise soolaleivapidu korraldanud, millal ja kus see oli. Seda ei ole tekstis. Siis sa räägid endast. On ju. Aga 1-6 on siis tekstis. Leiad vastuse üles. Ja ma annan sulle nüüd rahulikult aega, loe läbi tekst, kui on vaja, leiad sõna veebi kasuta, eks. Ja palun siis ka need 7 küsimust. 15 minutit kindlasti meil läheb selle peale, kui mitte 20. Et jah, ma paneme kõik oma mikrofonid vaikseks vahepeal, et saate rahulikult. Ma panen teid mikrofonid kinni ja teeme 20 minutit. Kell on 9:53, paneme siia 20 minutit, et 10:13 siis, jah. On nii või? Jah. Siis küsin, kuidas läheb, jah.